see on jah. Jah, aitäh. Räägime teile natukene sellisel teemal, nagu on digikaksikud ja proovin ettekandes käsitleda natuke seda, mis asjad need on, need digikaksikud ja mis nendega teha saab, miks meil neid vaja on ja võib-olla avab see teil mõned sellised head ideed, mida võiksite oma ettevõttes ja oma tegevustes siis ka kasutada. Nii, aga alustame siis kõigepealt kohe sellega, et teeme selgeks, mis asi see digikaksik üldse on. Digikaksik oma definitsiooni järgi on süsteemi virtuaalne koopia. See tähendab seda, et meil on olemas kindel füüsiline süsteem, süsteemi eksemplaar ja selle süsteemi olekud ja info on olemas meil ka digitaalsel kujul. Ja sisuliselt see digitaalne süsteem peegeldab meil selle füüsilise süsteemi olekuid. Nüüd süsteemide puhul on hästi oluline, et kui me tajume füüsilist süsteemi mitmel viisil, siis tehislike süsteemi vaadete puhul, nagu on ka digikaksik, siis meil on kindlad selle süsteemi vaated, mida me saame mõningatel juhtudel ka kombineerida. Ja elektrisüsteemi puhul, kui me räägime elektrisüsteemi digikaksikust, siis me vaatamegi ennekõike seda elektrilisi parameetreid ja seda vaadet. Loomulikult me saame sinna juurde panna ka näiteks muud füüsikalised vaated, a la temperatuurid, näiteks kui on meil ka energiaprotsessid, siis me saame sinna ka kõiksugused rõhulised ja hydraulilised protsessid juurde lisada, aga jah, et kui me räägime elektrisüsteemi digikaksikust, siis me ennekõike räägime elektrilistest parameetritest. Mida see digikaksik teeb? Ta koondab selle süsteemi omadused, olekud, kindlad seadistused, erinevate mudelite, info ja andmete kaudu kindlas digitaalses formaadis. Miks see on kasulik, et ta meil digitaalses formaadis on lihtsalt sellepärast, et arvutid suudavad omavahel seda infot vahetada just nimelt digitaalsel kujul. See, et arvuti või IT-süsteem saaks aru päris maailma objektidest, tähendab, et see tuleb anda talle, kirjeldada talle kindlal kujul. Ja siis see digitaalse kaksiku esitus ongi just sellisel kujul. See tähendab seda, et seal on kindlad reeglid, ehk siis standardiseeritus, mis võimaldab siis erinevatel IT-süsteemidel seda infot omavahel vahetada, mis muutub üks hetk ka äärmiselt oluliseks. Elektrisüsteemi digikaksikut, miks me seda kasutame, on kõigepealt monitoorimiseks, simuleerimiseks, analüüsimiseks ja me soovime parandada selle süsteemi jõudlust, efektiivsust, tagada majanduslikult optimaalsem käitumine ja seda, et ta vastab meil siis erinevatele nõuetele ja oleks nende nõuete täitmiseks ka jälgitav. Vaatame korra, miks me tahame digikaksikuid teha. Kindlasti olete kasutanud tehisintellekti tööriistu. Ma usun, et tänapäeval on raske ruumist leida inimest, kes ei ole mingil viisil kokku puutunud mõne tehisintellekti tööriista. Nüüd, kui me räägime sellisest tavakasutaja vaatest natuke kõrvale, ehk siis tehnoloogia valdkonnas või inseneeria valdkonnas, siis tuleb aru saada, et ka seal on tehisintellekti võimalused väga laiad. Aga selleks, et me saaksime neid tehisintellekti rakendusi seal sama laialdaselt kasutada, nagu me täna igapäevaelus, näiteks interneti otsingud on tihtipeale asendatud juba tehisintellekti mudeli käest küsimise peale. Et selline revolutsioon on tegelikult tööstuses on tegemata. Üks põhjus, miks ta on tegemata, on just seetõttu, et meil ei ole piisavalt digitaliseeritud tööstust või siis protsesse või siis tehnoloogilisi süsteeme. Ja tegelikult tasubki mõelda seda, et selleks, et me saaksime teha selle suure tehisintellekti hüppe sammu edasi,
ka tehnoloogias, siis see eeldab seda, et meil on saavutatud kindel digitaliseerimise aste eelnevalt. Ehk siis kui meil alguses hakkasid tekkima digitaalsed lahendused, infotehnoloogilised lahendused, selle pealt meil tekkis väga hea omadus tekitada suurel mahul andmeid, siis nüüd meil on vaja teha järgmine samm ja need andmed teha laialdaselt ja ühtlaselt kättesaadavaks. Ja kui see on meil tehtud, siis me alles jõuame sinnamaani, kus me saame päriselt öelda, et me oleme valmis selleks, et tehisintellekt ja ka teised tegelikult digitaalsed lahendused saaksid laialt levida ka tööstuses. Ehk siis selline võtme sõna, mida siit kaasa haarata, on see, et selleks, et võimaldada tehisintellekti integreerimist, peab ennem saama digitaalseks. Ja digitaliseerimise üks võimalus ongi siis digikaksiku kujul. Digikaksikut tasub mõelda kui sellist võimaldavat tehnoloogiat. Ja digikaksik minu silmis, minu isiklik selline tõlgendus on see, et digikaksik ise otseselt väärtust ei anna, aga digikaksik võimaldab seda kasutada teistel rakendustel. Ehk siis digitaalsed rakendused, mis saavad virtuaalsel kujul sellest süsteemist täieliku või siis suurepärase ülevaate. Ja tähtis on klassifitseerida siis milliseid rakendusi või mis tüüpi rakendusi meie elektrisüsteemi digikaksikute puhul võiksime tõlgendada. Selleks ma kasutan sellist klassifitseerimist, kus meil on kaks telge. Meil on ajaline telg ja on detailsus. Kui me räägime siis digikaksikute ajalisest teljest, siis digikaksiku järgi me saame teada, mis olekutes on see süsteem praegu, ehk siis hetkeolekut. Samas tekib meil võimekus pärida, millistes olekutes ta oli minevikus ja võimaldab meile ennustada, millistes olevikus või millistes olekutest ta saab meil olema tulevikus. Ehk siis see on selline ajaline vaade. Ja samas on ka süsteemi detailsuse vaade, on üldistatum, struktuurne vaade, ehk siis topoloogiline vaade, on selline vaade, mis keskendub ennekõike ühekordselt määratavatele, ehk siis staatilistele parameetritele, mis talitluse käigus ei muutu, ja on ka sellised parameetrid, või selline vaade, mis keskendub ennekõike sellistele parameetritele, mis muutuvad töö käigus, ehk siis dünaamilised parameetrid. Kui me vaatame siit altpoolt ülesse, siis need mudelid, mida me kasutame oma süsteemi kirjeldamiseks, muutuvad siit ülesse poole minnes järjest keerukamaks ja järjest detailsemaks. See tähendab ka seda, et see süsteem, millest me digikaksiku loome, selle mastaapsus väheneb. Ehk siis siin me võime koostada või kasutada süsteeme, mis koosnevad väga paljudest osadest, hõlmavad suurema ala, siis tegelikult seda sama süsteemi dünaamiliste protsesside modelleerimiseks meil teha ei ole mõtet, sest et see oleks liiga ressursimahukas ja teda tegelikult meil ei olegi optimaalne siis seda tegevust läbi viia. Nii, ja kui me siis vaatame korra üle, et milliseid rakendusi me võiksime üldistatult siis näha, siis topoloogia tasemel ja olevikus on siis sellised süsteemi ülevaate rakendused. Ehk siis sellised, mis annavad meile üldistatud arusaama, kuidas meie süsteem hetkel, mis olekust on. Kui me vaatame mineviku vaadet, siis staatiliste ja dünaamiliste parameetrite puhul me kasutamegi rakendusi, mis võimaldab meil analüüsida, millised on siis meie süsteemi staatilised ja dünaamilised parameetrid. Oleviku puhul, staatiliste parameetrite puhul me saame jälgida süsteemi kõrvalekaldid, ehk siis meil on mingisugune normaal ja me saame jälgida, et kas hetkel meie süsteem talitleb selle normi piires. Ja tulevikku vaadates saame me planeerida oma seadmete talitlust või siis teostada süsteemide juhtimist. Ja nüüd ma natuke näitlikustan neid kõiki rakendusi, aga ennem ma
kirjeldan natuke meie nägemust, kuidas teostada üks elektrisüsteemi digikaksik. Et selle jaoks me oleme teinud sellise loogilise arhitektuuri, mida me ise kavatseme ka siin õiglase ülemineku fondis läbi viidava teadusmeetme projekti käigus ka teostada. Siis oluline on siin märkida, et meil on olemas see füüsiline elektrisüsteem, et see on siis see süsteem, millest me teeme kaksiku. Mida meie oma projekti puhul tegelikult teeme, on siis see, et me tahame tekitada sellise hübriidse süsteemi. See tähendab seda, et meil oleks võimalik luua ja jälgida sellist süsteemi, millest mingi osa on füüsiliselt toimiv süsteem, aga mingi osa on virtuaalselt eksisteeriv. Ehk siis me kasutame sellist seadet, mille nimi on reaalaja simulaator, kuhu me modelleerime ühe elektrisüsteemi ja paneme ta taritlema koos selle reaalse süsteemiga, ühendades siia läbi siis spetsiaalsete võimendite, mis sisuliselt võimaldab meil tekitada sellise süsteemi, mis on osaliselt virtualiseeritud, osaliselt reaalne ja neil on selline füüsiline kiht oma vahel, ehk siis see annab meile väga palju paindlikkust juurde. Nii kui me võtame, et siin all on see füüsikaline süsteem, mille puhul me kaksiku loome, siis loomulikult on oluline see, et me peame siit saama kuidagi andmeid kätte. Ehk siis andme side liides, et see, kuidas me seda mõõtmist ja süsteemi parameetreid korjame, see on meie jaoks et see on meie jaoks äärmiselt oluline. Samas, kui me räägime, et meil on digikaksikut me kasutame erinevate rakenduste jaoks, siis meil on tarvis ka sellist ülessuunalist liidest, ehk siis seda rakenduste programmeerimisliidest, ehk siis API-d, mille abil meil kõik need rakendused, mida me seal kasutame, suudavad suhelda. Oluline on see, et siin oleks ka meil mingisugune standardiseeritus olemas. Selleks, et seda vajalikku ajaloolist ja siis detailsuse vaadet teostada, on meil tarvis loomulikult komponenti, mis salvestab meil mõõdetud ja kogutud andmete ajaloo, siis äärmiselt oluline on see, et meil peab olema võimalik digitaalselt esitada selle süsteemi kirjeldust, selle füüsikalise süsteemi kirjeldust. Ehk siis meil elektrisüsteemi puhul peab meil olema siin selle võrgu mudel. Ja lisaks peavad meil olema matemaatilised mudelid, mida saab siis kasutada erinevate analüüside teostamiseks ja on siis ka eraldi on siis reaalaja mudelid, mida me saame käitada süsteemiga paralleelselt reaalajas, ehk siis, et süsteemi olekuid paremini hinnata. Nii, liigume edasi, et mis on need rakendused, mida me kasutada saame. Kõigepealt on näiteks võrgu planeerimise ja analüüsi rakendused. Siin mängib väga olulist rolli just nimelt selle võrgu või meie süsteemi kirjeldamine masinloetaval viisil. Kes soovib uurida, siis on olemas selliseid väga põnevaid tarkvarasid, mis siin on kõik toodud tarkvarad on vabavaralised tarkvarad, mille abil te saate tekitada siis elektrisüsteemi skeemi, ehk siis kui teil on oma elektrisüsteem, te saate selle kas või siis elektriprojekti järgi, siis kui te seda projekteerite, saate esitada ka siis digitaalsel kujul. Nüüd, osad tarkvarad võimaldavad siis selle koostatud skeemi kirjeldada ka siis kindlas formaadis, mis on siis see elektrisüsteemi CIM-CGMS formaat. See on siis ENTSO-E puhul standardiseeritud võrgu kirjeldus. See sisuliselt kirjeldab meil selle sama skeemi, aga XML kujul, kindlate tähistega. Mis kasu see annab meile? Kui meil on see meie digikaksikus sees, siis me saame ehitada siia digikaksiku peale sellise rakenduse, mis tegelikult ei tea, mis süsteemiga ta peab tööd tegema, vaid esimese sammuna ta küsib selle süsteemi kirjelduse ja siis ta teostab oma tegevuse. Ehk siis näiteks, kui me võtame selle tarkvara, mis on siis võrgu analüüsi tarkvara, saame näiteks koormusvoogud analüüsi teha, siis me saame digikaksikut kasutada selleks, et me kõigepealt loeme sisse topoloogia, ehk siis me ise ei pea seda projekteerima, see on meil selles digikaksikus juba olemas,
Ja siis me saame lugeda sisse ka hetke mõõteoleku või siis mineviku mõõteoleku andmed. Mis tegelikult tähendab, et kasutades neid vabavara tarkvara tööriistu, me saame enda kasutusse üsnagi lihtsasti rakendatava võrgu analüüsi tarkvara. Nüüd on aga, mis peab tulevikus juhtuma, on see, mida ma ise prognoosin, et tulevikus juhtub, on see, et sarnaselt elektriprojektiga teostusdokumentatsioonides võiksime siin 5–10 aasta jooksul näha, et tekib ka vajadus võrgu siis kirjeldusele sellises masinloetavas formaadis. Sest see annab tegelikult väga palju analüütilist võimekust kohe kasutamiseks. Nii, aga vaatame korra edasi. Üks selline hästi lihtsasti mõistetav lahendus selle digikaksikute puhul on siis selle süsteemi hetkeoleku jälgimine. Ja selle jaoks on siis erinevaid lahendusi, mis inglise keeles nimetatakse siis selliseks dashboard lahendusteks, kus te saategi siis erinevad olulised parameetrid, hetkeväärtused siis kenasti ülevaatliku kuvana esitada. Et see on võib-olla kõige selline sirgjoonelisem kasutusjuht, mida siis elektrisüsteemi ja siis IKT lahendustega teostada. Siin on toodud, need näited on täiesti valikulised, internetist leitud, nendel otseselt sisu ei pea olema, neid lahendusi on küll ja küll ja võib-olla seda on intuitiivselt kõige parem ette kujutada, et mis asi see on. Aga kuidas see digikaksik siin mängu tuleb, on see, et kõik need numbrid, mis siit välja joonistuvad, et mida siia ekraani peal või selle tabloo peale siis kuvatakse, et kõik need hetkeväärtused on justkui digikaksiku kaudu kätte saadavad. Edasi, juhtimine. Üks lahendus, mida juhtimises saab rakendada, on siis mudelipõhine juhtimine, ehk siis Model Predictive Control. See on selline juhtimise viis, kus me järgmise juhtimiskäskluse või juhtväärtuse arvutamiseks me prognoosime sellise süsteemi tuleviku käitumise. Ja selle prognoositud tuleviku käitumise pealt me määrame ära, mis on meie süsteemi selline optimaalne samm, et jõuda meie poolt seatud eesmärgini. Teooria puhul on ka oluline siis see, et kuigi me projitseerime neid samme ette 100 või täpselt nii palju, kui meil see horisont lubab, siis me tegelikult teostame vaid ühe ja siis me projitseerime uue. Et ta on selline täitsa omapärane selline juhtimise meetod, aga mille rakendamiseks on meil tarvis, esiteks on meil tarvis süsteemi mudelit, teiseks meil on tarvis andmete ajalugu, et me saaksime prognoosida siis süsteemi käitumist tulevikus. Ja kõik need andmed tegelikult saab väga hõlpsasti kätte digikaksiku käest. Ja see mudelipõhine juhtmine selliste varade käitumise ja siis näiteks elektrisüsteemi seadmete võimsuste juhtimiseks on vägagi efektiivne vahend. Mudelipõhise juhtimine selline fundamentaalsus ongi võib-olla kokkuvõetav sellise tsükliga, et kõigepealt ennusta, optimeeri, rakenda ja tee seda kõik uuesti. Ja niimoodi ringiratast. Et see on üsna levinud juhtimisviis, aga vähe leidnud rakendust elektrisüsteemides just nimelt selle tõttu, et see elektrisüsteemi mudeli või juhitava objekti mudeli ja siis kogu vajaliku andmete kättesaamine on osutunud pigem keeruliseks. Mis veel? Anomaaliate tuvastus. Ehk siis see on see vaade, kus me reaalajas jälgime süsteemi parameetreid ja võrdleme seda mingisuguse kas vahemikuga näiteks. Ütleme, et meil on salvestatud viimase 4 tunni pingevahemik või ütleme temperatuurid ja kui me näeme, et praegu meil see temperatuur on oluliselt kas siis tõusuteel või languse teel, siis me saame öelda, et see on anomaalia. Seal on need mustrite tuvastusi ja siis piiride tuvastumisi, nende jaoks on olemas väga palju erinevaid algoritme. Siin on meil üks projekt, mida me läbi viisime, kus me tegelikult mõõtsime siis
energiatehnoloogias kasutatud selliseid suuri aurutrasse, siis nende puhul kasutatakse neid metallist kompensaatorist, et kompenseerida siis seda termopaisumist ja kahanemist ja nende siis rikete tuvastamist läbi vibratsiooni mõõtmise. Ja siin on tegelikult meil üks katse tulemus, kus me mõõtsime üles vibratsiooni, joonistasime välja vibratsiooni spektri ja siis jälgisime seda muutust läbi aja ja siit ongi sellised jooned läbi tulnud, et see muutus, kõigepealt siin me tuvastasime, et on probleem ja siin me tuvastasime, et on rike. Et seesama joonis on tegelikult siit ka nähtav, et kõiki neid lahendusi rakendada on äärmiselt lihtne, kui teil on olemas see süsteemi esitlus digitaalsel kujul või siis digikaksikuna. Kõik selliste rakenduste kasutusele võtmine muutub oluliselt lihtsamaks, kui teil on oma süsteemi jaoks olemas selline digitaalne esitusviis. See ongi selle digikaksiku selline võtmemoment, et me teeme oma füüsilise süsteemi digitaalselt kättesaadavaks nii, et arvutustehnoloogia ja tarkvara lahendused saavad endale arusaadavas keeles selle info sealt kätte. Nii, mis veel? Talitluste planeerimine näiteks. Ehk siis, et kui meil on elektrisüsteemis on varad, näiteks on akuenergiasalvesti, siis meil on väga selline oluline, et me teaksime, millal me teda õigeaegselt täidame, millal me teda õigeaegselt ühendame. Ja selle jaoks tuleks siis teostada see talitluse planeerimine. Selle talitluse planeerimist saab teostada erinevate algoritmidega, aga kõikide nende algoritmide puhul on oluline see, et meil on vaja infot selle süsteemi kohta. Selle süsteemi kohta on meil vaja hetkeolekute infot, meil on vaja mineviku infot, puhtalt sellepärast, et prognoosida, kuidas meie süsteem hakkab käituma tulevikus. Kõige võib-olla olulisem on välja lugeda tarbimise info ja et me saaksime paremini prognoosida, kuidas meie tarbimine tulevikus on, tekitada sealt ka meie tootmise info ja siis selle kohta teha siis kas näiteks lineaarprogrammeerimise kaudu või siis mõne geneetilise algoritmi kaudu tekitada siis enda jaoks kas päev ette või tund ette või isegi veel lühem ajavahemik ette, siis selline optimaalne graafik, kuidas me täidame ja tühjendame energiasalvestit. See ei pea olema energiasalvesti, see võib olla ka näiteks mingi muu juhitav vara, näiteks elektrisõiduk, selle laadimine, see võib olla mitme erineva paindliku tarbija juhtimine ja selle teenuse pakkumine näiteks sagedusturgudele, aga igal juhul on sellise vara planeerimine ja siis millal me seda kasutamine, et see on üks selline hea näide, et kuidas me seda talitluse planeerimist saaksime digikaksikute kaudu lihtsamini rakendada. Üks selline tulevikku vaatav lahendus on see, et kus me saame tehisintellekti laialdaselt kasutada, kui meil on olemas digikaksik. Sest mida siis tehisintellekti kaudu me teha saame, et kui me räägime kõigepealt siis generatiivsetest ehk siis keelemudelitele põhinevatavast tehisintellektist, siis selle suur eelis on see, et ta suudab töödelda väga suurel hulgal andmeid ja esitada selle inimese jaoks kindlal viisil, mis aitab siis nii-öelda inimesele otsust teha, ehk siis nad on sellise otsuste tegemise tööriistad. Samas on seal võimalik tekitada selliseid lahendusi, kus me anname ette teatud perioodi andmed ja palume, siis treenime oma mudeli, ehk siis meil on keelemudel, mis on spetsialiseeritud keelemudel. Me ise oleme teinud hetkel sellise mudeli, kus meil on ligi 1000 eriala artiklit, standardit, muud materjali on kokku pandud, sellega oleme treeninud siis ühe spetsiaalse keelemudeli, mida me kasutame siis süsteemi andmete kaudu anomaaliate tuvastamiseks, diagnostika tegemiseks. Ma oleks teile seda hea meelega näidanud, aga nagu ikka siin tehnilised tõrked.
ei luba teile, et kes sellest teemast on huvitatud, siis ma saan teile erandviisiliselt seda korra demonstreerida, et meil on ta prototüübi faasis on ta täitsa toimetamas, et mis meil praegu on võib-olla kõige suurem soov, et siit on ka üleskutse teile, et kellel on enda nii-öelda talituses elektrisüsteem, kes ma tean, et Viru elektrivõrgud on siin, et siin on kindlasti ka teisi, et me oleks väga huvitatud sellisest koostööst, kus me saaksime jälgida teie elektrisüsteemid ja proovida neid andmeid sööta siis keelemudelile ja ennekõike, kui seal tekib selliseid kõrvalekaldeid normaalist, et on seal siis näiteks pingelohud või on seal pingekõikumised, on seal erinevate nende liinide vahel on seal pinge erinevused, et me sooviksime just testida, kas meie mudel suudab siis neid adekvaatselt tuvastada ja analüüsida. Et kõik, kes tunnevad huvi, et sellise teemaga kaasas olla, et siis palun kindlasti võtke mu kohendust, et kontaktid saate siit slaidide pealt ja ka siis sealt kavast. Aga mis on üks lahendus, mis saab siit veel teha? Eelnevalt ma rääkisin nendest modelleerimise ja analüüsi tööriistadest. Et tehisintellekti kaudu saab teostada siis agendipõhiseid tehisintellekti mooduleid või siis tehisintellekti agente, kes suudavad ise teha teatud sammu toiminguid. Ehk siis kui me ütleme agendile, et analüüsi minu selle võrgu eelmist päeva, siis ta suudab selle jaotada ülesanneteks selliselt, et ta kõigepealt hangib eelmise päeva andmed, siis ta teeb esmase selle otsuse, millist analüüsi ma peaksin tegema, siis ta hangib selle võrgu mudeli, siis ta käivitab meil selle vabavara tarkvara, ta ise tekitab simulatsiooni, ta võtab sealt need andmed, see suur portse tulemusi, ta töötleb neid ja siis ta ühe sellise inimloetava raportina, ta ütleb ära, et vaadake, siit ja need numbrid, see kellaaeg on see, kus toimus see, seda peaks edasi uurima. Ehk siis kõiki selliseid nagu protsessi vooge kannatab selle tehisintellekti agentide kaudu teha, aga taaskord selle rakendamine ilma digikaksikuta on äärmiselt keeruline. Hakkan vaikselt siin kokku võtma ja kokkuvõtteks tahakski siis natuke rääkida sel teemal, et miks me peaksime või miks me võiksime digikaksikuid ettevõtetes kasutada. Miks me peaksime kasutama just nimelt seetõttu, et meil tekib elektrisüsteemis IKT ja tehisintellekti valmidus. Elektrisüsteemi peetakse maailma suurimaks masinaks ja seda nii-öelda ühe portsuga digitaliseerida ei ole võimalik. Ja meie nägemus on see, et see peabki tulema sisuliselt alt ülesse, kus me niimoodi paigaldise kaupa tekitame selliseid väikseid digikaksikuid, mis suudavad siis ise anda piisavalt palju infot, et meil saaks selle peale ehitada sellise suurema digikaksiku. Et see on selline visioon, mida me soovime siin selle projektiga ka nii-öelda testida ja toetada. Ja mis on selle puhul oluline, on siis see, et see digikaksiku loomine peab muutuma lihtsaks ja kättesaadavaks. Et see on meie jaoks olnud selline võtmesõna kogu aeg. Et kui meil on digikaksikud sellised, mille teostamine eeldab pool aastat konsultanti, siis aasta aega IT juurutust, et siis sellistele väikestele ettevõtetele jääbki kättesaamatuks. Meie nägemus on just see, et kuidas keskenduda siis nende IKT lahenduste paigaldavusele lihtsusele ja selle kasutusvõtu lihtsusele. Mida ta annab süsteemi omanikule, on just see, et me suudame järjest keerukamaid süsteeme kulutõhusamalt käituda. Ehk siis, kui meil taastuvenergia juhitavate salvestite juhitavate tarbijatega muutuvad meie süsteemid järjest keerukamad, avanevad erinevad turud, siis meil selle kogu süsteemi käitamise keerukus võrreldes sellega, mis ta oli näiteks 30 aastat tagasi, on täielikult muutunud.
ja et kogu seda keerukust hallata, siis selle jaoks tulevadki mängu siis sellised IKT lahendused. Ja loomulikult siis parem ülevaade süsteemi hetkeseisust, mida siis digikaksik võimaldab. See on see, mis võimaldab meil adekvaatselt reageerida, kui süsteemis toimub midagi sellist, mis seal ei peaks toimuma. Samamoodi on, kui meil on kõik ajalugu andmetest mitmetes modaalsustes on ühes kohast kättesaadavad, siis meie sellise süsteemi analüüsi või süsteemi talitluse hindamine tagantjärgi muutub oluliselt efektiivsemaks, sest me ei pea neid andmeid kas siis tuletama hakkama või taas tekitama. Ja veel üks selline oluline eelis on see, et me saame selle asemel, et meil tekiks selline reageeriv juhtimine, kus me kõigepealt ootame, et tekiks selline häire või tõrkeolukord, et me saame tegelikult palju tõhusamini ennetada seda, et kui me näeme, et meil on mingid parameetrid, mingid mustrid hakkavad süsteemis toimuma, siis me oleme võimelised siis sellele ka reageerima või seda ennetama. Nii, mina sellega lõpetan ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega proovin nendele ka vastata ja nagu ütlesin, et kes soovib rohkem infot saada, siis minu kontaktid on siin lahkesti olemas, et võib julgelt ühendust võtta. Aitäh! Aitäh, Tarmo, ettekanne. Kas on Tarmole küsimusi? Küsida võib julgelt ka vene keeles, et me saame selle kambas tõlgitud, kui vaja ette. А какие прототипы вы уже сделали? То есть, если вот вся эта речь была, что теоретически когда-то что уже сделали? То есть, и чем сейчас SCADA, есть везде SCADA, да? То есть, как они будут работать параллельно со SCADA и вот эта информация по напряжению, потоку, по мощности. То есть, сейчас эти функции, как вот вы все говорили, в принципе, условно делает SCADA. Понятно, что там нет такого глубокого анализа, да? Что вы уже сделали? Kui ma õigesti küsimusest aru sain, siis oli küsimus sellega, et kuidas digikaksikud toimetavad paralleelselt käesolevate süsteemidega, ehk siis SCADA süsteemidega. Nad, ma võib-olla kerin siia. Küsimus oli selline, mis on praegu tehtud, mis on rakendatav juba praegu? Rakendatav praegu, kui teil on tarkvara juurutuse jaoks vahendid olemas, siis te saate praegu lasta omale digikaksiku teha. Digikaksikud SCADA peale, see ongi tegelikult üks suund, mida SCADA tarkvara tootjad tegelikult ise ütlevad, et nende jaoks on see järgmine arengusamm. Et praegu on see probleem on pigem selles, et see tarkvara on välja arenemise järgus ja olla see esimene integreerija, see võib minna üsna kulukaks. Et meie soov on just näidata, kuidas me saame seda lihtsamini teha. Kuidas? Võib-olla see küsimus on selle taga, mis meil laboris milline valmikus on. Jah, et kui me laboris räägime, siis laboris me loome seda struktuuri, mis meil siin praegu on. Sisuliselt me ehitame selle ise üles vabavara moodulite põhjal, et me saaksime seda hiljem ka vabavara põhimõtete alusel jagada. Lihtsalt me soovime näidata, et selle teostamine sellisel viisil on ka tehtav. Ehk siis ta võiks olla siis mitte asendada SCADAt, aga ta võiks koos talitlema SCADA süsteemi. Nii, kas on veel mõni kiire küsimus? Kui ei ole praegu, siis kohvipausi aeg ja saab Tarmoga suhelda, nagu Tarmo ütles ka, et on huvitatud igasugusest koostööst, kes on huvitatud ettevõtete poolt selle teemaga tegelema, nii et võtke julgelt Tarmoga ühendust. Ma veel unustasin enne ütlemata, et meil need